Uus päev. Uus päev, uued tuuled. Oleme teel El Rematest Tikali. Tegelikult just ületasime juba selle Tikali rahvuspargi piiri vist. Ostsime pileti 150 quetzali inimese kohta maksis see, mis on siis ilma giidita sissepääs lihtsalt parki. Kella 6-6, jah. Vaatasime foorumist sissepääsu kohta ja erinevat infot leidsime. Kõige viimane info see, et peame ostma pileti juba kuskilt varem ära lennujaamadest läbi mingisuguse panga. Jaagori silt oli just uus liiklusmärk minu jaoks. Õnneks ei pidanud hakkama kuskile tagasi sõitma, lähim oleks olnud Florese lennujaam. Need vist reeglid muutuvad siin vist iga aasta, nii et praegu saime siit koha pealt ilusti sularaha eest piletid ära osta. Peame 45-ga sõitma. Öeldi jah, et kiiremini ei tohi sõita, sest siin võib igasuguseid loomi tee peal olla ja kui ära tapad, siis oled jamas. Terveks päevaks tegelikult lubab väikse torme, aga homseks lubab ka, nii et vahet pole. Teeme ära selle asja. Oleme sisenenud rahvusparki. Saime veel lisaks 20 quetzali eest selle mäppi ja vaatame omal käel veits ringi. Siin on õnneks vahemikkude juures minutit ka peal, et mingi vahe on 25 minutit ja nii edasi, et Veits nahaalid tulevad toitu nuruma. Gerdil on kogemus. Üks tuli mulle niimoodi, ronis seljakotti ja hakkas toitu välja tõmbama Argentiinas. Tikaliks kutsutakse iidseid maiade linna varemeid, mis asuvad Guatemala põhjaosa troopilises vihmametsas ligi 580 ruutkilomeetrisel alal. Linna ehitati 1000 aastat ning selle hiilgeaeg jääb vahemikku 250 kuni 900 peale Kristust. Kõnnime džunglis. Vaatasime juba esimesed varemed ära. Järgmiseni näitab mäppi 55 minutit. Ma ei tea. Läheme siis ka mööda seda teist. See ei tundu tee olevat. Rahvuspargis jalutamiseks tasub varuda terve päeva, kuna erinevad varemed ja templid asuvad üksteisest päris pikkade vahemaade kaugusel. Nii et jälle korralik matkapäev mäest üles ja mäest alla ning saime mitmel korral mõnusa paduka ka kaela. Siuke lämbe ja niiske on, aga vähemaks ei saa võtta, sest sääski on päris palju. Kohad sügelevad juba. Kuna Guatemala asub osaliselt malaaria riskivööndis, siis läbisime eelnevalt ka lühikese malaaria vaktsiinikuuri. Reisil tekkinud palavik on petlik. Malaaria peiteaeg on tegelikult umbes 7 päeva. Riskitase on hooajaliselt muutuv ning seda mõjutab näiteks kliima, seega tasub enne reisi varakult olukorda uurida. Vihm on tulekul, tumedad pilved. Oleme templi otsas. Sealpool on ka tumedad pilved. Lähme vihma kätte. Näe, aga sealt tuleb juba valgus või tundub mulle või? Oleme mingisuguse maketi juures varjul. Vihm on siinmail pigem õnnistus. Tänu vihmale tärkab Guatemala loodus täiesti uuele elule. Leidsime ahvid. See on siin samas.
Maiade varemed. See on mingi põhiplats, Grande Plaza. Vihma sajab, nii et teeme kiired klipid ja kiired pildid ja selfid ja olemas. Kaalis käidud. Gert, kuidas muljed on? Päris äge oli. Saime kõvasti vihma ka vahepeal, aga üllatavalt hea oli ilm. Sai nähtud küll neid kultuurielamus. Eks ise loeme hiljem juurde ja mõtleme juurde. Minul ei mõtle oli ta. Maris nägi ahvid ronisid nüri peal ja hüppisid puu otsa sööma. Tuli peaaegu 6 tundi ära siin pargis. Raha on otsa. Aga raha saab ilmselt tänasega otsa, jah, see kohalik raha. Homme liigume siit edasi Rio Dulcesse. Ööbimist veel pole, aga täna paneme paika. Ja siis ongi veel. Siis on nagu tagasi tee ja hakkab siin keerama tagasi. Praegu oleme... Tikal oli täiesti müstiline elamus. Väga põnev oli džunglis justkui ajast tagasi matkata ja kujutada ette, kuidas inimesed vanadel aegadel siin toimetasid ja mõelda, millist elu nad võisid elada. Näha oli väga palju ja meie suureks üllatuseks on tegelikult tänaseni välja kaevamata ligi 10 000 ehitist praeguse 3000 kõrval. Homme liigume lõunasse Rio Dulce suunas.